teen nüüd ühe sellise video, mis on teile rahustuseks. Kõik need, kes on nüüd ostnud minult mingi taime ja muretsevad, et äkki ta ei lähe ilusti kasvama, äkki ta sureb ära, äkki ta teeb midagi valesti, siis ma nüüd näitangi. See taim, mis on nagu siis see emataim selle risoomi otsas, see tõesti kuivab, ta kolletub, ta võib olla ükskõik milline. See ei olegi tähtis. Seesama taim, mida te saite, see taim iseenesest ei ole tähtis. Tähtis on see, mis toimub tema sees, tema all, mulla sees. Nii et ma näitan nüüd sedasama taime. Ja mul on ta istutatud ka äkki mingi 3-4 päeva tagasi alles. Nii, ja see on oluline. See juurdekasv on oluline. See näitab seda, et taim annab edasi järeltulijaid. Ta ise ei olegi oluline. Pigem on see, et ta kasvaks ja ta annaks risoome. Sellepärast, et risoom ongi see, kus tema elu on siis peidus. Mul on siin ka 2 väiksemat taime ja need on palju ilusamad. See suur emataim, see on oluline sinnamaani ainult, et ta annaks teile järelkasvu. Nii et ärge üldse muretsege selle pärast, milline see taim iseenesest välja näeb. Vaid oluline on see, kuidas ta siia järelkasvu annab. Niisugused pisikesed rohelised nupsikud. Nii et tegelikult ta kasvab väga ilusti. Ja nagu näete, siis mul ei ole muld väga märg, ka pigem kuivavõitu. Õrnalt niiske, kui ma katsun seda pinda. Ja vett, kõige parem on anda alt. Pange vesi siia. Pange umbes 0,5 sentimeetrit sooja vett päikeselisel päeval. Ja kui see vesi ära kadunud on, siis 2-3 päeva pärast pange uuesti. Ta oskab ise seda vett siit alt võtta. Ärge kasutage ümbrispotte. Ümbrispott hoiab niiskust kinni. Nii et juured ei saa õhku. Nii et kindlasti on veel mingid asju, mis mulle veel meelde tulevad. Aga need on nüüd siuksed kõige olulisemad. Et juurdekasv on kõige olulisem. Nii et ma soovin teile edu kasvatamistel.